Varga keskele Šalai ühe puutega, Giera. Ja uuesti tagasi. Ja nüüd Koltai mängib seal paremal pool. Jagab Hainal vasakule, kust on tõusnud vasakkaitse Kadar kõrgemale natukene. Kohe üritatakse kontrollpalli üle enda kätte saada külaliste poolt. Džutšak, kas tuleb ka esimene nüüd sendeldus teisel poolajal kohe trahvikasti, Eesti trahvikasti. Ja Šalai oli natukene liiga vära peal, aga nüüd Hainal paremaga! Oppa! Milline löök Stuttgarti klubi mängijalt. Ja niimoodi, sellise külma duši saame siis teise poole alustuseks. Ja mitu sellist situatsiooni, mida oleks pidanud mängima palju agressiivsemalt. Algas ääre pealt, Šešov väga passiivselt läks takistama. Ungarlaste mängija sai rahulikult senderdada ja kõik meie kaitsed ja poolkaitsed olid seal trahvikasti keskel koos ja ei jõutud nagu tagasi põrkuvale või väljapoole löödud palli peale nüüd uuesti pressingut teha ja väga targalt muidugi ungarlane siseküljega suunas selle palli posti kõrvale, et ei hakanud täitjõudu panema. Väga halb algus, näeme Šešov on siin liiga kaugel. Siin on Lindberg saab pea vahele ja nüüd ei jõua enam keegi seda korrektset pressingut tegema sinna, teise palli pärast võitlema. Ja kus juures löök ei ole väga tugev, aga selle võrra täpne. Ja ei saanudki päris täpselt aru, kas Pareikoga vist palli löögi momente kõige paremini ei näinud. Ja see kahe mehe vahelt ja no ei, Sergeid ei saa siin võib-olla natukene, aga kui ta seda löögimomenti ei näe õigel hetkel, siis jääb see tõuge tegemata ja ongi korras.